meeskondade kõrgushüppes siis nagu ei oodata, laseb Avel Käos tõsta lati järgmisele kõrgusele. Ja nüüd ootab teie tuge Kallis huvi, sest et see kõrgus on öelda, et võitluse võistlust. 800 meetri jooksul ja siis Aleksandr Kosinets, kui tegelikult veel kõik riiki koos on. Teisel kohal jooksmas hetkel Taavi Vilki. Aleksandr Kosinets, Taavi Vilki ja Edvin Skomarovski on praegu siis 3 esimest ja üle tuleb joosta siis eelmise jooksu. 2.02 üritamas ka Taavi Rinder, kes juhib päevasele võistlust. Eelmise jooksu 27-26. Ikka veel on Aleksandr Kosinets sees, aga näeb ka sugulikult järele, Taavi Vilki siis praegu teine ja Edvin Skomarovski ikka jooksmas 3. positsioon. Ja tegelikult vahel on ka Elari Tõnström, nii et selge pole siin ikka veel midagi. Ja viimane siin päevas. Taavi Vilki võtab nüüd, et Aleksandr Kosinetsi kõrvale ja kas saab mööda. Kohe ka samas on ka Edvin Skomarovski ja Elari Tõnström. Siin läheb päris korrapõistud ja tagant vaadates julgen ennustada, et algusest lõpuni siis Aleksandr Kosinets seda jooksu juhtis ja võidu siit.